Tere, hea kuulaja, sa oled kuulamas 13. turundusmärkide taskuhäälingu osa. Mina olen Sven Anderson ja minuga koos on Rasmus Koppel. Tervitus. Ja Martin Oja. Tere ka minu poolt. Ja saade saab teoks koostöös Tartu Ülikooli majandusteaduskonnaga ja Tartu Ülikooli semiootika rakenduskeskusega. Ja meil on täna siin mitu teemat käsitlusel, aga ennem seda, kui me lähme teemade juurde, räägib meile Rasmus nimelt ühest üritusest. Jaa, et võib-olla ka mõned kuulajad mäletavad. Siin eelmine episood rääkisime, et tulemus on selline vinge konverents nagu Nullist turundajaks. Ja täna võib öelda uhkelt, et konverents on möödas, konverents on tehtud. Oli isegi üle ootuste täitsa tore ja selline asjalik konverents. Tegu oli siis eelkõige noortele, aga ka alustavatele turundajatele suunatud turunduskonverentsiga, kus siis tõesti juttu tuli seinast seina kõigest. Panin mõned sellised teravamad mõtted endale siia tänaseks podcast'iks kirja ka, et proovin teile siit mõned sellised tähelepanekud edasi anda. Aga tõesti lahe kogemus oli. Soovitan, kui meid kuulavad tudengid, et võtke ise esiteks järgmine aasta osa ja teiseks minu suurem soovitus on, et tehke ise ka sarnaste üritusi, et selle konverentsi idee sai samamoodi alguse sellest, et tudengid tulid kokku, mõtlesid, et tahaks katsetada midagi, tahaks teha. Ja kus mujal seda teha, kui mitte koolis, et ja see või olema ülikool, see võib olla ka vabalt gümnaasium. Et siin hiljuti lugesin, kuidas gümnaasiumi noored tegid kuskil Tallinna gümnaasiumis investeerimisklubi, et sellised kogemused tegelikult annavad nii palju juurde. Kui mitte kellegi tööandja silmis, siis kas või iseenda jaoks. Vot, aga tõesti rääkides siis turundusalaselt, siis mõned huvitavad tähelepanekud, mis mulle endale väga erksalt kõlama jäid, on näiteks see, et meiliturundus ei ole surnud. Et asi, mida aina enam kuuleb igal pool ja ka mina, kes ma tegelikult Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas, minu üks ülesannetest on juhtida siis teaduskonna uudiskirja. Kuulen seda tihti, et ei tea ikka ja kas keegi seda loeb ja ma pean tunnistama, et eks selle lugemusega on aina rohkem ja rohkem probleeme. Aga käisid me rääkimas siis Eestis loodud Smiley, võib-olla olete kasutanud. Jaa, olen küll. Ja uudiskirja platvorm, nende siis asutajad käisid rääkimas ja tegelikult oli väga huvitav sisuline sissevaade, kuidas täna toimivad, mitte et meiliturundus ei ole surnud, vaid toimivad head meilid ja sa pead suutma väga täpselt siis välja selgitada, et mis on selle sinu lugeja huvi sellest meilist. Oskad sa tuua mõne näite, millest nad rääkisid? No põhiline suunitlus oligi see, et tõesti, et nad näitasid seal ka statistikat, mul ei ole kohe seda käepärast võtta, aga nad näitasid, kuidas tegelikult see meiliturundus on pigem populaarsemaks minemas ja just see nagu sisuline pool, et sa pead hästi täpselt läbi mõtlema, et inimesed, täna on meil hästi negatiivne kogemus sellega, et igasugused poed ja mis iganes muud platvormid saadavad sellised spämm-meile, aga nad tõid seal näiteid sellest, et kuidas tegelikult päris hästi sisukat asja teha niimoodi, et see meiliturundus on üks sinu ettevõtte siis kõige suurematest müügikanalitest lõpuks. Mul on ka üks näide hiljutisest meiliturundusest. Ma olen vahepeal laisk ja siis mul on OÜ-l oli majandusaasta aruanne esitamata, aga siis mingisugune raamatupidaja või raamatupidamisfirma oli selle välja nuhkinud juba ja kirjutas mulle, et pakuvad abi. Samas, mul on firma nii väike, et seal mingit abi tegelikult ei ole vaja, et asi oligi puhtalt muudes kohustustes ja asjades. Ja siis kui läks 2 nädalat mööda, mul oli nii kiire, et ma ei vastanud talle ka, siis saatis teise meili ja tal oli ikkagi natuke see ähvardav turundus, et jah, et kui on majandusaasta aruanne esitamata, siis võivad tulla trahvid ja mis kõik halba võib juhtuda. Ühesõnaga sinuni jõuti ka kuidagi. Jõuti, jah. Said aru, et jah.
minul on kohe küsimus, et mida sa õppisid peale selle, et Smiley ja nagu siuke emaili turundus, aga mida sa isiklikult õppisid selle turundus nii-öelda konverentsi käigus? Sa mõtled korraldamise poolest? Nii korraldamise poole pealt kui ka kuulmise poole pealt. Siis sina korraldasid tegelikult. Jaa, no meie siis koos tiimiga, meil oli selline, core tiim koosnes umbes 15 inimesest ja pluss siis lisaks veel vabatahtlike tiim. Aga ma arvan, et minu isiklik suurim õppimine ei olnud isegi võib-olla nii turundusalane, kui oli inimeste alane siis, et tegelikult sellise suure projektiga, suure mahuka projektiga on üks kõige olulisemaid asju on seda meeskonda ikkagi hoida motiveeritud ja hoida seda kaasas. Et ka meil oli lõpus sellega probleeme ja küll ma proovisin ühte teist, et hoida seda nagu meeskonda kaasas, kuna sellised projektid tavaliselt on õhinapõhised ja pigem vabatahtlikud projektid. Tudengid teevad seda oma vabast ajast, siis kedagi sinna nagu sundida ei saa ja siis kui öeldakse, et piitsa präänik, siis meil nagu piitsa ei ole, meil on ainult präänikud. Et selline hea kogemus inimeste omavaheliste suhete siis või ka sellise inimeste noorte motivatsiooni hoidmises. Aga ma tahaks küsida veel esinejate kohta, et korraldajal on mingis mõttes kõik külalised, kes tulevad esinema, on võrdselt tähtsad ja olulised. Et nüüd sa võiks kehastuda korraks selleks külaliseks ümber või kes kuulab neid ettekandeid, et mis sinu highlightid olid ja mis kõige rohkem nagu huvi pakkus, käima tõmbas? No nüüd ma oskan rääkida nii palju enda kogemust, et kahjuks on see paradoks konverentsi korraldajatel tihti, et vähemalt mingitel perioodidel on nii kiire jooksmine, et kõiki esinemisi mina isiklikult ei jõudnud kahjuks kuulama, aga minu jaoks kindlasti see suurem läbimõte oli üldse see, et tegelikult jälle see AI ja see, kuidas täna me jõuame aina rohkem sinna, kus kaovad ära turundusspetsialisti kohad ja aina rohkem sa pead muutuma selliseks turundusjuhiks või mida ma seal mõtlen, on see, et sa pead oskama suuremat pilti näha. Et siin võib-olla ka saame pärast tuua äkki mingi semiootika analoogi, aga just see, et täna need lihtsad tööd või sellise korduvad tööd teevad need AI-mudelid juba ära, aga see, kes ühendab need punktid A ja punktid B, et kui sul on Facebooki reklaam jookseb väga hästi, aga su klienditeenindaja on klientidega ebaviisakas, siis sinu kui turundusjuhi roll on need 2 punkti omavahel kokku panna ja leida üles see tegelik mure seal kogu tarneahelas, mitte tampida tuima näoga oma Google Adsi või Meta Adsi raha sisse ja mõelda, et aga tulemused on ju, et miks mul siis ei tule müüki? No üks väga lihtne semiootiline selgitus sellele on see, et võib-olla vanasti olid tähtsamad süsteemi elemendid ise, aga nüüd üha tähtsam on nende elementide vaheline suhe. Kui sellega seoses tuleb mul täpselt siia vahele selline väike jutupunkt, et minul oli nüüd eelmine nädal selline juhtumus, et võin kohe julgelt öelda, et see lõpeb siuke õnneliku stsenaariumina teenuse disainist välja, et nimelt Swedbanki automaat siin Tartu Raekoja platsil sõi lihtsalt minu pangakaardi ära, ilma et ma üldse mingit PIN-koodi peaksin sisestama, lihtsalt sõi ära. Mis ma tegin? Ma helistasin rahulikult siis äpist võetud Swedbanki ilusasti telefoninumbrile, rääkisin loo ära ja klienditeenindaja ütles väga rahulikult, viisakalt, suunas tähelepanu, mida ma võiksin teha, kuidas seda kaarti kätte saada, kas nemad saavad midagi aidata. Ja lõppkokkuvõttes oli see, et nad ütlesid, et kahjuks pangakaart jääb automaati, kas teil on võimalik nagu ellu jääda veel enne mingite muude versioonidena, väga inimlik lähenemine, mitte nagu robotiline. Ja lisaks sellele nad ütlesid seda, et või antud juhul teenindaja, et teenustasu selle kaotatud kaardi pärast ei pea nagu muretsema. Hetke seisukorra järgi oli nii ja siis, aga see kogu nagu teenuse selline juhtimine ASP-ni, et mis me nüüd teeme, kas ma tegin õigesti, et ma helistasin teile nüüd kohe panka, siis ma sain lihtsalt vastuse, et väga õigesti tegite, nüüd rahulikult saame edasi kulgeda. Aga tead, mis me siit järeldada võime? Nii? Seda, et need kaardid kaovad sinna päris tihti ära ja nad on juba harjunud selle olukorra lahendamisega.
aga iseenesest minul oli see nagu teenuse disaini vaatenurgast väga nagu positiivne selline lugu, et mitte, et vabandust väga, aga mida ta nüüd soovitan, vaid vastupidi, et me saamegi teid aidata selles küsimuses. No just ja ma arvan, et see ongi selline ärijuhtide ja ka turundusjuhtide roll, et mitte et vastutada kõige eest, aga et just hoida silm peal, et kogu see süsteem oleks selline ühtne ja toimiv, et mitte ei ole iga silotorn ei ole nii-öelda omaette, igaüks oma asja. Ja ma arvan, see tuli sealt konverentsilt välja ja see tuli ka tegelikult välja meil korraldustiimi poolt, et ka meil oli need olukordi, kus iga inimene ajab nii-öelda või iga tiim ajab oma asja ja siis kuskilt tekib infosulg ja lõpuks on see, et ühesõnaga sellest tavaliselt head nahka ei tule. Kuigi siinkohal ma pean täiendama sind, et sinu tööd on kiidetud. LinkedIni väitel oled sa olnud seal konverentsil väga positiivselt nähtav. Tegid oma tööd väga hästi, et võib siit poolt õnnitleda, et tuli välja. Selle üle on hea meel ainult ja järgmine aasta uuesti. Siis juba reedene päev, aga peaks ka olema kas 2. aprill või peast täpselt ei mäleta, aga tuleme uuesti nii, et ja veel suuremalt kui kunagi varem. Ja saab piletid juba varsti ostma hakata? Saab juba tegelikult Fientast piletid osta. Täna meil seal küll väga palju infot juures ei ole, aga kuupäev on paigas ja teame, et Tartus see kindlasti toimub. Tartus me seda teha tahame ja noori ja ka teisi turundushuvilisi me ootame. Super. Ja kui siis uudistes rääkides, siis lähimal ajal, kui te Pärnusse satute, siis 21.05 on Pärnus konverents, Pärnu kolledž korraldab disain, mõtestab, turundus, võimendab 2 maailma mõjusate kogemuste kujundamine. Et kui Pärnu satute, siis Fientas saate pileti osta ja see jällegi väga kallis lõbu, et igaüks peaks saama endale sinna ligipääsu soetada. Muidugi digitaalselt saate ka vaadata, kui Pärnusse ei satu, et siis võime seal näha teid. Oot siis nagu disain on üks maailm ja turundus on teine maailm. Et disain ja turundus ma saan tegelikult käsiraamatutest ja raamatust aru, et nad on pigem koos käivad, aga neid võib ka näha lahus. Ja kusjuures, kui ma ei eksi, siis Pärnu kolledžis peaks saama ka mingit eriala õppida, kas äkki ongi disain mõtlemine või ühesõnaga või... Neil on seal integreeritud minu arust kõik sellised disainist lähtuvad mõtteviisid. Et Pärnu kolledžisse tasub kas või külla sõita, et uurida, mis seal toimub. Aga kas me liigume edasi nüüd oma põhiteema juurde? Et meie põhiteemaks on täna selline Super Bowl ehk USA teema ja kuldmunad Eestist. Ja me mõtlesime, et me natukene võrdleme neid maailmu või maailmapilte. Meil oli siin väikesed punktid panna, et kas võrdleme kultuuriliselt, siis nagu väikses geograafilises mõttes ja siis majanduslikes tegurites ka, et me panime enda jaoks täiesti kirja, et vaadata üle, mis olid selle aasta 26. aasta siis reklaamid Super Bowlil, näidatud reklaamid ja siis mis võitsid siis Eestis 26. aasta omad kuldmunadest reklaamid, et seal sai väikese valiku teha just kuldmunade reklaamide puhul, sest Super Bowl on peamiselt videoformaadis olev reklaamimaailm, et siis saab sellist piiritletust tõmmata vahele, kuigi ei pea otseselt, et kuldmuna võib natuke laiemalt ka vaadata. Ilmselt kõik kuulajad teavad, aga võib-olla keegi ei tea, mis ei ole ka üldse häbiasi. Super Bowl on siis Ameerika jalgpalliliiga NFL, mis ta on superfinaal, mis toimub kord aastas kevadpoolsel talvel ja see ei ole mitte ainult spordisündmus, vaid Ameerikas on küllalt inimesi, kes seda jalgpalli tegelikult ei vaatagi, seda nii-öelda jalgpalli, vaid vaatavad teleülekannet just nende reklaamide pärast ja need reklaamid ei ole ka seal enam lihtsalt reklaamid, vaid nad on, võiks öelda midagi enamat. See on nagu mingi sukeldumine rahvuse mütoloogiasse ja mindscape'i ja zeitgeisti ja me võime kõiki selliseid sõnu seal kasutada, et inimesed siis nagu läbivad selle rituaali ja saavad siis selle läbi teada, mis siis parasjagu nagu ühiskonnas toimub. Et reklaam on selles mõttes hea indikaator ja sellel vaatajaid
umbes iga 3. ameeriklane vaatab seda Super Bowli ülekannet. Seal on siis kuskil üle 120 miljoni vaataja. See on tõesti suur arv ikka, mida vaadata. Jah. Juba reklaamide pärast nii-öelda. Ja kui siis see kataloog, mida mina ära märkisin nüüd meie märkmetesse, et mida me võiksime vaadata, nii-öelda vaatasime või kuidas igaüks jõudis, et seal oli 68 reklaami märgitud, mis siis põhimõtteliselt jooksid seal Super Bowlil. Nüüd kuldmunade puhul oli see arv väiksem, mida siis nagu niimoodi vaadata. Mina vaatasin seal neid päris korralikult neid Super Bowli reklaame ja kusjuures mulle ei mulje üks paralleel nagu tõmmata Eesti kuldmunadega, et see kultuuriline, selline moment, mida riigist tabatakse just kultuurimomendina, et see oli mõlemal poolel olemas. Selles mõttes, et kui Eesti kuldmunades mängiti selle peale, et kuidas näiteks laulupidu on seotud kuldmunad mingite toodete teenustega, näiteks Bolti teenustega või selle, mis on nüüd meie armas kuller teenus selle nende toidu toomisrobotitega. Et see firma tegi koostöös Bolti. Starship ja Bolt oli kus nad tegid siis need laulupeo riietes panid või laulupeo mütsidega panid need robotid liikuma. Et kuldmunade puhul oli see näiteks seal mängus või siis teised kultuurilised nähtused, mida Eesti puhul kasutati ära. Mul tegis kohe Eesti reklaamide puhul küsimus, et kas kultuuriga üle võlli ei minda, et mõne nagu reklaami puhul, et tekib küsimus, et kas see kultuur ei olnud ära kasutatud nagu sellises mitte negatiivses võtmes ise nagu reklaami sees, aga kui vaadata seda reklaami, siis tekib küsimus, et kuule, et seda reklaami on nagu võimalik vaadata selle pilguga, et ma ei tahaks selle reklaami nagu sihtmärk olla, sest see kultuuri on nagu kasutatud vääralt ära vaata. Ma võin isegi otsida välja oma märkmetes selle, et mis oli see reklaam, mis minu meelest tekitas küsimuse kohe, aga iseenesest heas mõttes näiteks oli Eesti selline Coca-Cola ja Pepsi sõda, aga meil oli see pigem väljendunud sellega, et Coca-Cola ja Limpa tegid koostööd ja seal on tehtud nagu minu meelest selline kultuuriline nagu spin peale, et me mitte ei vastandu või nagu ei tee koostööd lihtsalt oma konkurendiga või millegagi sellisega, vaid me seome selle iseendaga kokku. Nagu USA selle Super Bowli puhul oli see, et Pepsi ja Coca-Cola tegid selliseid reklaame, et kui ma õigesti nüüd aru olen saanud, et see karuke või Coca-Cola karu joob Pepsit. Et see oli nagu huvitav nüanss seal kohe juures. Eks neid selliseid rahvuslikke reklaame oli tõesti mõlemal pool, et mul endal ka näiteks sealt Super Bowlist jäi kohe see Budweiseri reklaam meelde, kus väike kotkas kasvas ja lõpuks lendas ja kui on veel ameerikalikumat reklaami, siis see on see. Et eks seda rahvuslikku, vaata päeva lõpuks ongi ka küsimus, et kellel me seda teeme ja kuna tõenäoliselt Super Bowli, mis on ikkagi Ameerika jalgpall puhtalt jälgivad eelkõige just ameeriklased, mitte kaugeltki eurooplased või keegi teine, et siis seda rahvuslikku pärinemist või seda rahvuslikku meeleolu sisse tuua, tundub selline loomulik just. Ühelt poolt ta siis nagu toetub identiteedile ja teiselt poolt ta loob seda identiteeti kogu aeg uuesti, et see on see, mis kui natuke teaduslikult rääkida, mida Michel Foucault rääkis diskursusest, et siis seda Ameerika diskursust, ta ongi selline mitte mingi paigas asi, vaid ta on dünaamiline, aga seal korduvad mingid teemad ja kui iga aasta seda uuesti luuakse, siis see on nagu mäng samal helistikul. Aga mis see diskursus on? Räägime sellega igaks juhuks lahti, et mis see sõna diskursus tähendab, sellel on nagu ühtepidi humanitaaride jaoks mitu tähendust ja samal ajal inimeste jaoks üks tähendus. Teeme sellest diskursusest kunagi erisaate. Praegu hästi lühidalt see sõna tuleb prantsuse keelest diskuur, mis viitab
vestlusele ja mingisugusele mingi teema arutamisele. Aga siin, kui me nüüd räägime kultuurilisest konstrueeritusest, mis on just Foucault filosoofia üks sõnumeid maailmale, ma ei hakka hinnanguid andma, et kui palju tegelikult siis see diivan, millel me istume, on konstrueeritud kultuuriliselt ja kui palju mitte, eks ole. Aga diskursusest rääkides jah, pannakse tähele just seda, et asjad ei ole sageli endast mõistetavad, et kui me räägime mingist riigist või rahvusest kui diskursusest, siis see tekib kuskil, keegi jutustab mingeid lugusid sellest, mis peaks, Sven, nagu sinu teemaga olema, see narratiivsus just, ja eriti bränd, eks ole. Bränd on selline ka nagu õhust ja sõnadest ja molekulidest loodud asjandus, võta sa kinni, eks ole. Et kus ta algab ja millal ta lõpeb? Jaa, aga seal tegibki küsimus minu jaoks kohe, et kus kohast hakkab nagu narratiiv ja kus ta hakkab diskursus, vaata, et narratiivil on üks omadus, et ta on väga selline mustripõhine, võiks ette kujutada, et sul on mingi mudel või mingi muster taga, et sa tead, et selle mustri järgi toimub õnnelik lugu, näiteks reklaamis on näiteks, või draamalugu on või kurb lugu on hoopis teistsuguse mudeli ja mustri järgi toimub. Diskursus on minu jaoks nagu, vähemalt nii nagu mina olen aru saanud, selline üldisem mõiste, et sa ei saagi öelda, et diskursus on alati mingine muster taga, mille järgi see toimub alati ühtemoodi. Vot väga hea, me jõuame siia, et ma puudutan ühte teist tähendust ka humanitaarias, siis mis on seotud praktiliste uuringutega rohkem ja diskursuste uuringutega, et me võime vaadata erinevaid leveleid, kas me uurime mingisugust motiivi mingis tekstis, kas me uurime tervikteksti a la mingisugust filmi, romaani või siis diskursus lihtsalt on järgmine ja üldisem level. See on üks tähendus, et mis koondab endasse mitmeid tekste, et me mingis mõttes praegu uurimegi seda kuldmunade diskursust ehk siis mitmeid reklaame ja samuti Super Bowli, mis omakorda kokkuvõetuna moodustavad veel mingi suurema diskursuse. Täpselt nii, aga milliseid reklaame te veel tähele panite, kui te vaatasite näiteks Super Bowli või siis kuldmuna, et mis teile nagu silma jäi, et millest võiks näiteks õppida Eesti reklaamindus näiteks? Tegelikult ma haagiks kohe selle rahvariiete motiiviga. Üks negatiivne näide minu jaoks või tegelikult polariseeriv ühelt poolt hästi äge oli see, kus lapsed laulsid India rahvalaulu, Eesti laululapsed ja see oli siis, mis see oli Eesti ettevõtluse arendamise sihtasutus või mis selle täpne nimi on? Jah, et müüa Eesti toitu Indias. Pealt näha väga vahva ja selline julge lähenemine, teostus oli väga hea, aga kas see on reaalne plaan või see on lihtsalt mingisugune projektikas jällegi, et ehitame kuskile, ma ei hakka praegu Rail Balticu teemat üles võtma, JMKL oli laul Munni monument ja sellised asjad, et ehitame mingisuguse ülimalt mitte vajaliku asja lihtsalt selleks, et projekti täitjad saaksid pappi, mis võetakse meie kõigi rahakotist ja et ma ei tea, mis te arvate, kas reaalselt Eesti toit kunagi võiks jõuda Indiasse sõltuvalt sellest vahemaast ja logistikakuludest ja kohaliku tarbijad tegelikest huvidest? Mida Rasmus arvab? Mul on endal arvamus olemas, aga ma tahaks teada, mida Rasmus ennem arvab. Te ei oskagi öelda, tahaks ikka loota, et me jõuame ka kaugele maadesse, ei tea, kas toit sinna jõuab, aga kui ei jõua toit, siis äkki jõuavad mõned muud IT-teenused näiteks, et ei oskagi kohe öelda. Kultuur on selline
huvitav nähtus, et kui riigid või riikides olevad inimesed hakkavad väga kaugelt kultuure vaatama või piirkondi, siis nad kipuvad võtma sellise mõistega omaduse, et see on väga homogeenne, üks terviklik piirkond ehk käitub ühtemoodi. Näiteks, kui sa vaatad Ameerika perspektiivist Euroopat, siis sa võid juhtuda selle nalja otsa, et Euroopa on riik. Aga tegelikult Euroopas on riigid, mis tähendab seda, et kui sa mõtled, et siin on riigid ehk mitmuses ja sa näed, et siin ei ole midagi homogeenset ehk terviklikku, siin on kõik nagu väga sellises pilla-palla mõneti, nagu selles mõttes pilla-palla, et sa ei saa ühte mustrit tõmmata, et näe, tee nii ja saad, ma ei tea, edukaks siin äriliselt. Et täpselt samamoodi minu meelest Aasiaga, et kui me lähme sinna oma nagu tooteid või teenuseid müüma, eriti toidutooted, siis me peame väga hästi tundma India või üldse Aasia kultuuriruumi toidu kontekstis ja alles siis saab tutvustada meie nagu toidukultuuri nähtused neile nende enda sõnades. Nii-öelda, et minu mõte on selles, et Eesti toidukultuuri omadused peaksid siis tõlgendatud olema läbi India perspektiivi ja alles siis saab nagu minna oma toiduga sinna, sest muidu oleks vastu samamoodi, et India toit Eestis, millega meil näiteks seost ei ole, aga meil on tutvustatud seda India toitu selle läbi, et sa jääd eestlaseks, sa lihtsalt tarbid Eestis India päraseid toite, nii nagu siin meil Eestis kombeks on, ja kogu lugu. See ei muuda nagu mingit sellist väga süvakultuurilisi nähtuseid seal taga. Või mis, Martin, sulle jäib silma? No mina arvan lihtsalt seda, et kui ma oleks Eesti ettevõtlust arendav sihtasutus, siis minu eesmärk oleks ennekõike see, et Eesti tarbija ostaks kodumaist kaupa rohkem ja kodumaisel tootjal oleks motivatsiooni teha nii ägedaid ja maitsvaid, toiduasju näiteks, et Eesti tarbija otsustaks lihtsalt nende kasuks ja oma eelarvet kulutada pigem selle heaks. Jaa. Aga kui rääkida veel võib-olla siis sellest Superbowlist, siis minu üks suur tähelepanek, mis ma ikkagi nägin, on see, et väga palju on täna AI-d, et ma panin endale isegi kirja ja ma kohe loen teile kokku, siin oli ma kohe ütlen, mina sain vähemalt sealt 13 AI erinevat reklaami, pluss siis veel ülejäänud päris mitu reklaami, kus hiljem lugesin, et on kasutatud siis deep tech tehnoloogiaid, et kas kedagi nooremaks teha või seal üks oli täitsa lahe reklaam, mis oli selline 90ndate sitcomi stiilis tehtud. Samuti jällegi kindlasti mingisuguse siis närvimudeli võrgu abil. Ja hästi palju, et natukene isegi tekkis selline dystoopiline tunne, et küll seal oli siis ameeriklaste DoorDashi reklaam, mis lubas siis, et aktiveerib, kui koer ära kaob, aktiveerib kogu naabruskonna kaamerad, et koer üles otsida. Tekib küsimus, et kas ainult koera otsimiseks või on ka jookseb see andmed kuskile mujale. Ja kuidas ta nendele kaameratele ligi pääseb, et ainult kas need kaamerad, mis on ka selle äpiga siiski ühendatud, seda ma mõtlesin ka asja puhul. Aga jah, see üldine suur sõna, ma arvan, oli ikkagi see, et AI ja hästi palju AI enda ettevõtteid oli, kes seda teenust pakuvad ja seda on näha, et ikkagi täna on tulnud see AI pand jala maha ka reklaamimaailmas. Kas AI slopi või sellise nagu eesti keeles öeldakse AI mädaniku kontekstis need reklaamid ei hakanud sind nagu häirima? Mida Eestis? Mind vist isegi ei hakanud. Ma miskipärast arvan ka, et Superbowlile jõuavad pigem juba need reklaamid, mis on läbinud enne mingisuguse kas või sõela siis samas agentuuris, kes neid teeb. Et selles mõttes need olid hästi tehtud reklaamid, oli kindlasti mingeid küsitavusi ja nagu ma rääkisin, seal oli üks Jurassic Parki video ka, kus tegelikult oli nagu näha, et näitlejad olid tehtud kuidagi kõvasti nooremaks aga jällegi minu meelest need olid lähenetud loominguliselt ja oli täiesti huvitav. Kui sus performance'i kunsti mõttes olevaid reklaame näiteks paralleelilt tuua Eesti kuldmunadelt, siis Metsa nimel sellel oli kampaania või selline väga huvitav aspekt, et selle on teinud Tabasco, mis siis püüdis või
näidata seda, et Eesti metsa raiutakse liiga palju või siis, et metsaga tehakse halvasti midagi. Ja siis nad tegid sellise kampaania, kus olid, et erinevad metsa nii-öelda puude nimed või loomade nimed ja nagu hauaplatsina oleks kujutatud seda kõike. Et selline kampaania, see oli väga nagu šokeeri põhisus. See oli kusjuures ja oli ka minul kirja pandud, et šokk ongi täitsa eraldi on see šoki reklaam nii-öelda öeldakse turunduses, et nägin ka, oli täitsa selline, tõenäoliselt paneb ka mõtlema inimesed, kes muidu keskkonna võib-olla igapäevaselt keskkonna säästlikkusele ei mõtle. Sul oli mõtteid, Martin? Mul oli tegelikult oli üks jätk sellele AI teemale küll, et kui vaadata nüüd tähendusloome seisukohalt, siis vähemalt sealsetes reklaamides, mis Super Bowlile jõudsid, oli tähele pandud, adresseeritud ühte teatud kindlat probleemi, mis AI puhul on võib-olla isegi kõige sellisem kriitilisem, et kas AI lahutab või ühendab inimesi ja nendes reklaamides oli proovitud siis näidata, et ta pigem ühendab, et kui meil seal AI diskursus kohati lõikus põllumajandusdiskursusega näiteks, et reklaam, kus siis ma ei tea, kas vanaisast või isast farmer siis läheb pensionile ja annab oma farmi üle oma tütrele ja siis tütar, see motiiv kordus isegi 2 korda 2 erinevas reklaamis erinevate variatsioonidega ja siis tütar tunneb tohutut respekti selle pärimuse või ütleme selle teadmiste hulga vastu, mida vana farmer endas kannab ja et kuidas ta sellega hakkama saab, et seda raskust oma õlgadel siis edasi kanda. Ja mille taga on jällegi see Ameerika self-made personi müüt ja üldse see hakkama saab edukas Ameerika ettevõtja või lihtsalt inimene, kes läbi lööb igas olukorras. Ja siis tuleb appi AI sellele normale inimesele ja näitab, et ei ole vajagi, et ta võib tulla kuskilt mujalt valdkonnast, aga ta saab selle ülesande täitmisega väga hästi hakkama siiski ja siis on kogukond, community ja pere selle tõttu ka rõõmsad ja kõik on koos ja see jätkuvus, see traditsioon siis võib edasi minna. Mis on muidugi omakorda jällegi paradoksaalne, sest teisest küljest meil on ka väga palju näiteid, kus inimesed aina rohkem kapselduvad ja liigutaksegi sinna maailma, kus on igasugused AI, tüdruk- ja poissõbrad ja inimesed aina rohkem leiavad, et miks ma pean üldse täna kellega suhtlema, kui mul on see sama mudel, kellega rääkida, aga ma nõustun sinuga, et tõesti joonistus sealt välja küll sellist pilti, et just kui see AI oleks see lõplik parandaja ja meie kõikide ühendaja. Aga kui siis ühenduseks võib ka olla midagi sellist, mida Tartu Ülikooli enda reklaamid tegid. Üks nendest reklaamidest oli see, et ma ei viitsi lugeda igavat arengukava. See oli selle reklaaminduskampaania nimi. Ja siis Tartu Ülikooli reklaamis tulevikku põhimõtteliselt selle järgi, et kes ma olen, kuidas ma jõuan sinna. Ta algas sellega, et inimene istus või noormees istus meie armsas Werneris ja siis kuidas ta nagu lahti kirjutas seda oma mõtet, kelleks ta siis saab ja selle tegi Vaas agentuur ja minu meelest nad tegid selles mõttes päris hästi, et nad ei suutsid luua midagi sellist oma nagu sisu poolest, et see läheb nagu minevikuga kokku, haarab selle mineviku ja sõidab sellega otsa tulevikku, et mis siis sellest inimese identiteedist nagu saab ja läheb nagu sellega kokku, et just Martin mõtles, et see inimeseks olemine või see tuum on nagu selleks nii-öelda self-made inimesega kuidagi kooskõlas, et see diskursus vahet ei ole, kas on nüüd Eestis, et kui tugevalt see Ameerika kultuuri teatud nüanssi ja ka läänes kandub, aga põhimõtteliselt, et tee iseendast midagi huvitavat, et see mudel nagu kandub siia ka edasi tegelikult mingis mõttes. Ja kusjuures see reklaam on tõesti, ka mina mõtlesin, et toome kindlasti välja, et meie enda kuldmunadel oli tõesti ka Tartu Ülikool meie siis toetaja ja tegelikult
selle Tartu Ülikooli reklaami puhul ma olen nüüd ise rääkinud inimestega, kes on ühel või teisel määral vähem või rohkem olnud sellega seotud ja noh, see on ka tegelikult Tartu Ülikooli siseselt ikkagi olnud väga julge kampaania, kui mõelda sellele, mis on tegelikult Tartu Ülikooli, noh, tõenäoliselt me tulevikus ka räägime kogu sellest brändingust ja kõigest sellest veel, aga et sul on mingid asjad on nagu noh, ikkagi suurettevõtetes tihtipeale sellised muutumatud ja kui seda kampaaniat, kui ma soovitan inimestel seda videot vaadata, seda leiab nii Kuldmuna lehelt kui ka YouTube'ist Tartu Ülikooli alt. Aga kui te juba seda videot vaatate, see, kus see Eik sellises poeetilises riimis laulab tegelikult sellist muidu üldjuhul akadeemilist teksti sisse, siis see lihtsalt, noh, see kohe on tunnetada, et see on täitsa teistsuguse, noh, et siin proovitakse täitsa teistsugust emotsiooni edasi anda ja just kõnetada seda noort või seda tulevast õppurit, et täiesti. Samades jäädes ise endaks, kes see ülikool on. Just, minu meelest see ongi nagu pidev punkt, sest see on minu isiklik nägemus, aga selle nüüd järgneva mõtte kohta, et üks aasta Tartu Ülikool tegi sellise reklaami, kus nad vilgutasid mingid tulukesi mobiiliga, kui ma ei eksi. Ja see reklaam minu meelest imiteeris väga tugevalt ühte Ameerika laulja muusikavideot. Sõna otseses mõttes, kus oli täpselt samamoodi, et on ülikooli linnak, ülikooli linnaku laul, laul oligi selle ülikooli linnaku keskel ja siis Tartu Ülikool nagu imiteeriks nagu sellist Ameerika campuslikku olekut ja siis teeme ka nagu sellise reklaami, kus me vehime grupikesi nagu mobiili tulukesega nii-öelda, et sellised copy-paste'i kultuurilised nüansid minu meelest ei sobi. Et me peame oma identiteedi leidma, seda väljendama siis oma mõtte nagu koodis Eesti kultuurile lähedasel viisil ja siis nagu tundub siiras, huvitav ja inimesed tahavad sellega nagu siduda ennast, vähemalt minu nägemuses. Rääkides ülikoolidest ja täpsemalt Tartu Ülikoolist, kas te vaatasite, mis sai puumõna auhinna, see oli Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkond. Mustvalge. Mustvalge, loomulikult otsene viide Arvo Kruusemeenti kevadele ja noh, nagu Arno ja Teele moodi poiss ja tüdruk siis ja siis kuidas see story käis, et nad leppisid kokku, et hakkavad koos koolis käima ja Tšikk ütles, et kohtume Paju juures ja siis poiss järsku jäi üksi ja kohkus, et ta ei teagi, et tunnegi Paju ära, et talvel on kõik puud raagus, et tule siis loodusteadust õppima. See reklaam oli minu meelest ka kinodes käinud reklaam ja väga huvitavalt välja mängitud just selle kunstilise poole pealt. Et ta müüs seda loodust läbi selle, et see on kultuuri osa just selle põhimõttega. Aga Pakendikeskus. No nagu ikka. Nagu ikka, Pakendikeskus loob mõtteid. Just ja minu meelest ka Pakendikeskusel oli kahes erinevas, mina vaatasin eelkõige kuldmunasid ja ka neil oli kahes erinevas kategoorias ka kuldmunad. Ehk siis tegelikult nagu ikka, ütleme, et Pakendikeskuse puhul tõesti ei ole mingit kahtlustki, et nemad iga aasta ikka midagi koju viivad ja jätkuvalt, kuigi neil teeb ka samamoodi agentuur, mitte Pakendikeskus ise, aga jätkuvalt ikkagi need reklaamid nad on ajakohased, nad on siis nii-öelda humoorikad ja kuigi neil on Pakendikeskusega tihti vähe seotust, siis nad on suutnud luua mingisuguse sellise müstilise brändi, et pakendid kui selline igapäeval, pigem mitte, sa ei mõtle sellele igapäevaselt toode, aga täna, kui ma läheksin pakendit ostma, siis ma esimesena mõtlen Pakendikeskusele, sest see on lihtsalt minu kuskile ajusoppidesse nii-öelda ennast jäädvustanud. Kuisus minu meelest, kui see Pakendikeskus tunnetab kultuuri loomus ära, et millist uudist võib üldse nagu selliseks reklaamiks vorpida, siis või teha, siis samas minu meelest vastupidist tunnetust natuke kannab selline reklaamikampaania nagu Sync Gin Alcohol Free, kui ma ei eksi, selle kampaania nimi oli. Kas see oli see Breaking Badi? Ja. Minu meelest oli see jah. Ja siis see tekitas mul küsimus, et kas kultuur kantakse nagu kaasa selle reklaamiga või siis film on selle
reklaamipunkti fookuses, et film kantakse kaasa, mitte kultuur. Ja siis mul tegis küsimus, et kas need tegijad ehk kes nad tegid Get Shot Films, kas nende tegijad mõtlesid selle peale, et see kultuur nagu kandub kaasa ka, mitte niivõrd see filmi taust või kuidas see film on. Et mul lihtsalt tekkisid küsimused just läbi selle, et kui kaugele me saame minna kultuuri kasutamisega reklaamis. Et äkki me teeme midagi katki lihtsalt. Ei usu, et katki teeb. Reklaam lihtsalt kas töötab või ei tööta. No ja ühe sõna definitsiooni järgi saab öelda jah, et reklaam on see, mis lõhub ja peabki lõhkuma, seepärast, et ta peab mingi sellise teraviku välja tooma, et inimesed üldse tähele paneks, mis see reklaam, nii-öelda see sõnum on. Et näiteks Ameerikas oli see reklaam Got Milk. Et inimesed ju pidid midagi aru saama, et mis toimub. Et nüüd ongi küsimus, et kas reklaam peab alati lõhkuma või tal peab looma tähendust midagi teistsugusel viisil. Aga me võime selle teema täitsa üles võtta ja mõnes tuleviku saates mõelda, valmistada, ette uurida, et kui palju ja kas mingisugused reklaamid tõesti on nagu teinud kurja kultuuris. Ja kui kuulaja, sul on huvitav mõte, et minu reklaam on väga hea, ma tahan veendunud kindel olla selles, et see ei lõhu kedagi ega midagi, siis me pakume sulle välja, tule meile oma reklaamiga ja me teeme sulle analüüsi ja saame pakkuda välja oma nägemuse, et kas see reklaam lõhub või loob või teeb veel midagi kolmandat. Kuule see asi ka, et läheks selle aasta jooksul mingisuguse reklaamiagentuuri ja kutsuks nad külla endale podcasti. Ja, see on ka väga hea mõte. Aga kas meil on veel mõtteid? Jaa, mina tooksin välja, kui me juba siin rääkisime pakendikeskusesse, ma ütlesin ka, et pakendid kui selline võib-olla mitte, esimese otsana ei mõtleks, et pakendid kuskil reklaamis on ja pakendikeskus on selle hästi ära tabanud, siis on olemas ka kategooria reklaame, mida me tegelikult inimestena tavaliselt ütleme, et kuidas sa üldse saad sellist asja reklaamida, aga seekord on jällegi väga hea näitena hoopiski tulnud välja või leidnud kavala lahenduse sellele siis Compensa elukindlustus. Vaatasin erinevaid nende reklaame. Küll seal oli, et enne teie leping siis võid vedru välja visata, kavalalt tehtud, kuidas ühesõnaga, vaadake need videod ära, seda on niimoodi jutuformaadis keeruline, aga siis seal oli sussid püsti, oli juhe seinast välja ja erinevaid muid lusikas nurka. Lusikas nurka, just. Ja täpselt minul oli ka, mulle meeldis see, et kuidas nad selle vindi nagu suutsid niimoodi mitte perfektselt, aga ütleme loomupäraselt välja tuua, et see asi oleks nagu arusaadav just eestlastele. Mis tegelikult omakorda tähendab seda, et ei ole olemas kategooriaid, kus reklaami ei tohiks teha. Lihtsalt see reklaam peab olema maitsekas, see peab olema läbimõeldud ja see ei tohi, ilmselgelt ei tohi kedagi suuresti solvata, et see minu meelest oli hea näide sellest, kuidas tegelikult tõsisest teemast. Muidugi see oleks võinud teha ka šokireklaami ja näidata seal autoõnnetust või nagu meil on olnud siin selle riik on teinud näiteks rongikampaaniad, et ühesõnaga, et sind ootakse koju ja ka need on kindlasti mõjuvad. Kunagi ma võin otsida ka välja mõne uuringu selle kohta, et millised asjad seal, millised siis kumb näiteks on tõhusam, ka see šokikampaania või huumorikampaania. Aga siin on jällegi hea näide sellest, kuidas võeti selline muidu morbiidne ja tõsine teema, kes meist tahaks mõelda õnnetustele ja keerati see tegelikult sellise spinniga välja, et mina neid reklaame vaatasin ja mõtlesin küll, et tuleks vist kindlustus ära teha, tundub täitsa asjalik ettevõte, et ei tekkinud mul kordagi sellist negatiivset emotsiooni elukindlustusega või üldse kindlustusega. Kui see viib selleni, et kultuurikoode või ütleme siis kultuurimehhanisme tuleb natuke teada, ennem nad nagu ennetavad ette, et üldse sellist reklaami teha. Seepärast, et vastasel juhul tekib tunne, et me teeme reklaami valmis, prognoosime, et nii juhtub, aga et kui meil ei ole kultuuritunnetust nagu olemas, siis me tegelikult nagu piskame seda kivi vette huupi. Et just. Ja tegelikult,
kui ütleme, võtta üldse suures plaanis, et nii Superbowlil kui ka seal kuldmunadel, siis mis joonistub ikkagi nendest kampaaniatest välja, kas sellest viimasest Compensa kampaaniast on see, et loovus ja olles ka nüüd ise Tartu Ülikooli magistriõppes korduvalt sel teemal vestelnud ja sel teemal loenguid kuulnud, siis täna on see, et loovus on väga-väga oluline osa kogu siis reklaamimaailmast. Isegi otsisin enne meie podcasti välja uuringuid, et on uuritud, et loovkampaania võrreldes siis võib-olla mitte nii loova kampaaniaga toob kuni 4 korda rohkem iga euro kohta investeeringut tagasi. Ja tegelikult seda on näha läbivalt kõikides nendes reklaamides, millest me täna rääkinud oleme, et ole loov, et ei ole mõtet teha igavat asja, vaid mõtle välja, kuidas sa saad selle oma spinni juurde keerata, kuidas sa saad läheneda sellele ülesandele loovalt ja ei ole olemas kategooriat, mida ei saa reklaamida, vaid peab lihtsalt lähenema sellele loovalt. Me oleme Rasmusega kuisus loovusest või sellisest igavast reklaamist varem rääkinud ja meil oli see vestlus, et kas igav reklaam on nagu reklaam või tegelikult igavus peabki natuke reklaam väljendama. Minu mõte oli see, et igavus peab reklaam väljendama nii palju, et vale grupp või sihtgrupp ei hakkaks siis uudistama seda reklaami nii palju, et ta tegelikult tarbib selle uudisimuga ära, aga ei osta või ei tarbi seda teenust, mida siis reklaamitakse, et ta peab täpselt parasjagu igav olema, et õige sihtgrupp leiaks selle õigel hetkel üles. Ja samas Rasmus tõi, nii palju kui ma mäletan, välja selle, et igavus või see reklaami aspekt peab müügiga olema kooskõlas, sest sa tõid välja just tol hetkel selle nüansi, et iga reklaam on tegelikult müük. Aga võt, ma vaidleks natuke vastu ja küsiks sinu käest, et kas siis tegelikult on reklaamil päriselt seda valet sihtgruppi üldse olemas. Et see on ju hea, kui arvatakse, et mingi sihtgrupp ei ole alguses meie oma, aga teeme nii hea reklaami, et siis reklaam muudab selle sihtgrupi nii-öelda uueks sihtgrupiks. No minu nägemuse järgi puht märgilises mõttes on tarbijate kontekstis alati selline märgigrupp olemas, et ta vastandub või ta lihtsalt keeldub tarbimast, vahet ei ole, millise reklaami ma valmis teen, ta lihtsalt keeldub seda ostmast minu käest näiteks. Et samas võib öelda sellise opositsiooniteooria vaatest või opositsioonide vaatest tähenduslikus mõttes just sellest, et kliendid nagu jaotuvad sellises 4 vähemalt gruppi, et ühed nagu otsivad alternatiiva alati minu tootele ja ühed otsivad sellist, kes, et kui sa veenad mind väga hästi, siis ma hakkan su kliendiks vaatan ja siis on veel kolmandad, kes ütled, et vahet ei ole, mida sa teed, ma lihtsalt keeldun sinu ostmisest. Siin on nagu hea näide selle kohta, et kui sa ütled nagu väga tugevalt nagu nii-öelda võimsalt uskuvale Apple'i inimesele, et näe, siin on nüüd Androidi toode, võta see on ja siis ta ütleb sulle suure tõenäosusega seda, et kui sa võid mulle peale ka maksma, ma suure tõenäosusega seda tarbima ei hakka või nagu kasutama ei hakka. See lihtsalt lebab mul kodus. Ja samas, kui kliendil vajadust ei ole, siis see vajaduse kunstlik tekitamine on ka ebaeetiline juba, et lasta siis olla. No just ja sellest jällegi tulevikus tõenäoliselt võiksime rääkida lähemalt ka kindlasti semiootika vaatest, aga just see polariseerumine ja tegelikult, mis mina nägin ka see Superbowli reklaamide puhul on see, et ja see on meil ka ühiskonnas näha, et meil on aina rohkem seda polariseerumist, et ehitataksegi reklaamkampaaniad üles just sellele, et öelda, et ärge te jumala eest teist kasutage või siis et meie oleme kindlasti paremad ja teine on halvem. Et see on täpselt selline teema, et kas see polariseerumine, et kuhu see meid lõpuks viib, kui me kõik hakkame üksteist reklaamide kaudu tümitama. Ja just selle AI Superbowlil see teema oli vist Claude, kes tellis väga pika mitmest jupist koosneva reklaamisarja, mis olid tegelikult päris head ja vaimukad, kus siis inimene rääkis teise inimesega, aga see oli kohe aru saada, et see teine inimene vastas talle nagu AI ja siis selguski, et see on AI. Ja siis dialoogi lõpus hakkas mingit asja pähe määrima ja reklaami sõnum oli see, et AI-sse tuleb reklaam sisse, aga Claude'i ei tule. Et selline paralleel siia.
just, et see jah, ja see polariseerumine on selline teema, mis noh, see müüb muidugi jällegi, et ja seda saab ka maitsekalt teha. Kohe siin ütleme kuldmunades see vist äkki ka jõudis, aga ühesõnaga oli see, et siin ju vahepeal Eesti näitel kas Lidl alandas või banaanide hinda ja kohe Maxima kasutas selle ära ja pikka aega oli neil selline omavaheline tögamine, mis see oli küll väga positiivsest näites selline lahe väike, sai meediakajastust ka kampaaniaga, aga jah, mingilt maalt võivad need reklaamid minna ka selliseks juba. Nii et siis nagu Pepsi ja Coca annavad mingi positiivse näite, et kuidas siis nagu teisele ära panna, aga mitte nii, et kohtusse kaevatakse. See on nagu siuke frenemi sõbra vaenlase suhe, et kuidas midagi ellu jääda. Ja kusjuures siin väike reklaami sekundid, et meie toetaks on ka Väike Vanker. Väike Vanker toob meile psühholoogia ja juhtimise ja pedagoogika raamatuid, et kui sulla tunned, et sul on coachingu vajadus ja sa mõtleksid, et ma tahaks nüüd coachingust või juhtimisest paremini aru saada, siis kindlasti külasta Väikse Vankri kodulehte. Väike Vanker on siis kirjastus. Jah, täpselt. Ja kas meil on veel mingid huvitavaid mõtteid selle kohta, kuidas näiteks Eesti reklaam saaks edasi areneda? Mina ütleks, et me oleme täna heas kohas juba, et seda alustuseks, et tegelikult täna juba selle kuldmunade näitel on ka näha, et Eestis tehakse head asja ja mida oli ka tore näha, et kõik need, kes seda teevad, kuna enam ei olnud need reklaamikad teevad agentuurid, on Eesti enda agentuurid ja Eesti enda inimesed, et meil ka hiljuti käis koolis Boldi siis bränditiimist rääkimas inimene, kes ütles, et Boldi suuremaid kampaaniaid täna veel võetakse, näiteks seal on isegi niimoodi, et kampaaniatel on ka stsenaristid ja directorid nii-öelda, et need võetakse täna veel välismaalt, aga seda oli tore näha, et valdav osa nendest reklaamidest, kes kuldmunal olid kõik tehtud meie enda Eesti agentuuride ja Eesti ka in-house inimeste poolt, mis näitab seda, et ma arvan, et meie kodune turg on ja tase on kõrge. Ja selle Boldi turundusbossi peaks saatma BFM-i, Balti Filmi Meedia Kolledžisse, kust tuleb heal tasemel spetsialiste välja igal aastal. Ja me oma saates saame kindlasti ka tulevikus mõelda selle peale, kes meie saate külaliseks järgmisel korral on ja samuti, kui sul kuulaja on mõtteid, keda me võiksime kutsuda intervjuule, siis kindlasti pane see teele meile kiri@turundusmargid.ee ning kui sulle meeldis meie osa, siis kindlasti kuula seda ka edaspidi YouTube'ist või Spotify'st või siis meie kodulehelt turundusmargid.ee ja siis meid leiad üles ka Instagramist ja Facebookist, kuhu me paneme siis nüüd aegamisi ka väikseid videoklippe, kus me tutvustame, mis on turundus ja mis on semiootika üheskoos ehk turundussemiootika. Ja kui sa tahad arutada oma projekte või turundusküsimusi ja väljakutseid, siis kirjuta meile meilile. Ja, täpselt. Ja seni, tšau. Soovime ilusat kevade nautimist. Just. Järgmise korrani. Tšau.